Ma arvan, et Eestis tehakse reklaami, mis mõjub üsna hästi siinses keskkonnas. Ma arvan, et Eestis on alati ruumi teha paremat reklaami, sest Eesti reklaam ei ole kunagi saanud tipptasemel rahvusvahelist tunnustust. Ja niikaua kui Eesti toode, antud juhul reklaamitoode, ei ole rahvusvahelise kõrgtunnustusega, on meil põhjust kõvasti rohkem pingutada. Reklaamimaailm muutub iga päev. Nii nagu kasvab inimene kogu oma elu, täpselt samamoodi areneb ka kogu aeg, iga päev reklaamitööstus. Tulevad uued meediavormid, mis nõuavad uudeid mõttevorme ja muutub ka inimeste vastuvõttevõime erinevatele ideedele. Ehk ala tarbija nahk reklaami suhtes on muutunud paksemaks, aga eelkõige on viimasel ajal muutunud just nende puutepunktide tehniline tase. Ehk kui varem sa nägid seda seisvat pilti näiteks mingis lehe või plakati vormis, siis nüüd sa näed palju rohkem dünaamilist infot, mis võib igal hetkel tulla sinu taskust, võib tulla sinu mingisuguse sõbra käest. Nii et eelkõige on muutunud reklaamide kohalejõudmise dünaamilisus. Kui varasemalt on kuldmuna olnud rohkem reklaamikeskne, siis nüüd on lisandunud teised kommunikatsioonivormid. Ja miks nad sinna on lisandunud? Sellepärast, et kõikides nendes vormides on järjest rohkem vaja uut loovust ehk arenevat loovust. Ja kuldmuna on eelkõige julgete loovuste ja julgete lahendite kokkutuleku koht. Meil on jagatud iga kategooria 4 ja see on optimaalne arv. Seda ei ole liiga vähe, seda ei ole liiga palju. Aga me oleme pannud kokku või lahutanud ära tooted, et see võrdlus auhinnade osas oleks objektiivne. Nii nagu olümpiamängudel ei anta välja või ei panda ühel hetkel joone taha tõstjat, ujujat ja 100 meetri jooksjat, nii ei pane ka meie kokku erinevaid tööstuseid. Hindamiskriteeriumid võivad aastatel olla väga erinevad ja hindamiskriteeriumid sõltuvad žürii esimeestest. Ehk seega me ei saa rääkida, milline see maailmas on, see sõltub eelkõige iga aasta ja iga žürii esimehe poolt püstitatud eesmärkidest. Ja žürii esimehed reeglina on oma ala tipp-praktikud. Kuldmuna žürii minu arvates ei peaks olema rahvusvaheline. Kui me tahame teada saada, kui hea tasemega meie tööd on rahvusvaheliselt ja välja paista rahvusvaheliselt, siis me peaksime neid töid saatma Cannes Lions festivalile või Europesti festivalile ja sealt saame me kõige objektiivsema hinnangu ja sealt saame ka rahvusvahelise auhinna hinnangu. Kui me siin Eestis oleme rääkinud, et me otsime oma rahvuslikku eripära ja otsime oma rahvuslikku auhinda, siis ma arvan, et kuldmuna žürii võiks jääda kohaliku töötegija ja kohaliku elaniku hindamistasemele. Eesti reklaamtööstusel on olnud viimased paar aastat ilmselt ka kitsamad ajad käes erinevate loovlahenduste tootmise osas. Sest nii nagu kukkus üldmajandusturg ja sellega tellijate voog, siis tõenäoliselt võib olla, et meil on natuke väiksem valik erinevate loovlahenduste osas, sest tellimusi ei olnud nii palju, kui need olid võib-olla niinimetatud majandusbuumi aastatel. Aga ma siiski loodan, et me ei hinda kvantiteeti, vaid me otsime ja leiame siiski kvaliteeti. Ja ma usun, et Eesti reklaamitööstus suudab toota kvaliteeti. Selle aasta kuldmunalt ma loodan ja ootan, et kogu kommunikatsioonitööstusaru on saanud endale ühise ürituse, kus kohas vaadatakse üle loovus ja meie rahvusvaheline konkurentsivõime tööde tehnilise teostamise poole pealt. See on see, mida ma ootan.